Meelis on igapäevaselt pastor, abikaasa ja 5 lapse isa. Ka sport ning ettevõttes sõbralt sõbrale abiks olemine mahuvad tema päevakavasse. Meelis on kõige rohkem tema ise vabal hommikul kohvi juues, perega rabas käies või järjekordset visiooni sõnastades. Sellel sügisel läks ta uuesti kooli, koguni 2 korraga, teoloogia magistriõppesse ja mootorrattaga autokooli. Muuhulgas, Meelis oskab keerukates olukordades geniaalseid logistilisi lahendusi pakkuda. Jah, mina olen tõesti Meelis ja ma olen nõdra usuline. Ma arvasin, et siinkohal aplaus lõpeb. Ja sa küsid võib-olla päriselt. Me peaks täna hommikul rääkima usust ja nad lasevad lavale nõdra usulise. Aga enne kui sa mulle hinnangu annad, ma räägin sulle ühest mehest ja ma räägin sulle sellest olukorrast, kus Jeesus ise kasutas seda sõna ja ütles seda ühele mehele. Ja see lugu on sellest, kuidas, võib-olla sa oled kunagi kuulnud ja kui sa ei ole kuulnud, siis see on lugu, kuidas Peetrus ja kalurid on vee peal oma paadiga, nad näevad, et Jeesus tuleb nende juurde mööda vett kõndides. Ja siis korraga Peetrus ütleb, kui see Jeesus, et sina luba, ma tulen sinu juurde. Ja siis ta astub sealt vee peale välja, kõnnib ja ta kõnnib vee peal. Ja siis, kui ta jõuab Jeesusni ja korraks ta hakkab kahtlema, sest ta on kalamees. Ta teab, mis asjad püsivad vee peal ja mis asjad ei püsi vee peal. Ja ta seisab seal ja ta hakkab korra kahtlema ja ta hakkab vajuma ja ta hõiab, Jeesus, päästa mind. Ja Jeesus ütleb selle peale, sa nõdra usuline. Miks sa kahtlesid? Üks kahtluse hetk kõige suuremal ususammul, mida Peetrus võib-olla kunagi oli teinud, ja ta sai kohe sildi külge. Nõdra usuline. Seda lugu me kipume rääkima selles võtmes, et see oli Peetruse nagu läbikukkumise lugu, et ta usk ei kandnud teda vee peal, aga ajaloos on 2 meest, kes kõndisid vee peal. Ja üks nendest on Peetrus, nii Jeesuseni kui tagasi paati. Ta kõndis seal vee peal, ta uskus, aga selleks, et seda usku näidata välja, pidi ta sealt paadist välja astuma. Ja ma tahan täna julgustada selle 15-20 minuti jooksul sind astuma usus edasi, astuma paadist välja, kus iganes see sinu paat täna on. See lugu hakkab tegelikult palju varem. See lugu hakkab sellest kohast, kui Peetrus esimest korda, või me ei tea, kas oli esimene kord, kui ta kohtus Jeesusega, vähemalt piiblis ja evangeeliumitest me loeme, kui Peetrus kohtus esimest korda Jeesusega. Ja sel korral Jeesus tuleb ta juurde mööda maad Galilea järve ääres ja Peetrus on tulnud just kalalt koos oma sõpradega ja nad puhastavad võrke, nad ei ole mitte midagi püüdnud, nende kalasaak on 0. Ja siis Peetruse juurde tuleb Jeesus. Ja siis, kui Jeesus on lõpetanud oma õpetamise, siis ta ütleb, et lähme veel korra vee peale. Ja Peetrus astub siin ka ühe ususammu, ütleb okei, kui sa nii ütled, lähme. Ja nad saavad suure kalasaagi. Ja see on esimene ime sellel päeval, aga see ei ole mitte kõige suurem ime, mis sellel päeval sünnib. Sest kui nad tulevad sealt tagasi ja tead, vahel on need kohad ja võib-olla sa tunned ennast vahel nii nagu Peetrus tundis seal, kus nagu see päev oli halb päev. See oli päev, mille sa tahaks võib-olla vahel oma elus vahele jätta. Kus sa päriselt võib-olla ei tea, kuidas minna siit edasi. Ja vahel on selliseid hetki meie elus. Ja kui su elus veel ei ole olnud, siis need hetked tulevad. Sa jõuad ühel hetkel oma elus ristteele. Ja võib-olla sa jõuad sinna rohkem kui ühel hetkel. Sa jõuad sinna palju kordi sinna ristteele ja see risttee näeb välja selline, kus kõik märgid näitavad tupikut. Kus sa ei tea, kuidas edasi minna ja sa seisad seal ja sa mõtled, mis saab edasi. Ja mul on üks hea uudis, milles ma olen täiesti veendunud, mida ma tahan sulle öelda. Võib-olla sa oled see, kes just täna hommikul seda kuulama, kui sa seisad selle risttee peal. Üks asi on kindel nendes hetkedes. Jumalal on midagi plaanis. Nendes hetkedes on Jumalal midagi plaanis, mida sina veel ei tea.
ja see on üks nendest hetkedest Peetruse elus, kus ta on seal rannas ja ta tegelikult ei tea, mis edasi. Ja Jeesus tuleb ta juurde ja ütleb 2 olulist sõna. Ja need on need sõnad, mida ma tahan täna, et jääksid sind kummitama. Need on need 2 sõna, mida ma tahan, millele sa võiksid mõelda ikka ja jälle. Headel päevadel, keerulistel päevadel, heades olukordades, keerulistes olukordades. Ja need 2 sõna on järgne mulle. Järgne mulle. Peetrus seisab seal ja korraga ta otsustab sellel hetkel. Ma jätan kõik selle, ma jätan need võrgud siia, ma jätan selle paadi siia, ma olen valmis järgnema Jeesusele. Ja me võime lugeda Markuse evangeeliumist ja Matteuse evangeeliumist sisuliselt sarnast lugu, seda, kuidas Jeesus kutsub, ta kutsub 2 venda. Peetrus ei olnud üksi seal, ta kutsub Andreast ja Peetrust. Võib-olla sa oled siin ka vendadena, kas võib-olla sa oled Andreas ja Timo ja mitte Andreas ja Peetrus. Võib-olla sa oled Jakob ja Johannes, seal olid Jakobus ja Johannes. Jeesus kutsub siin terve meeskonna ennast järgima, sest ta ei ütle lihtsalt järgne mulle, vaid ütleb järgnege mulle. Ja need mehed jätavad oma senise elu ja järgnevad Jeesusele. Ja võib-olla sulle tundub praegu, lugedes seda lugu või kuulas seda lugu, et see on väga loogiline. Jeesus ikkagi, kui Jeesus niimoodi seisaks minu ees ja kutsuks mind järgnema, ma läheks ka. Ma ei ole nii kindel selles. Mõtle korra sellele olukorrale. Peetrus, kes teenis leiba ja elatist kalapüügiga. Mõtle korra sellele, kuidas ta läks tollel päeval koju oma naise ja mitte ainult oma naise, vaid ka oma ämma juurde. Ja ütles, muideks, mul on uus plaan elus. Ma jätsin kalapüügi maha. Mul on mingi parem plaan. Ma ei tea, mida nad võisid arvata sellest, võib-olla ta maksukoguja või mis tooks rohkem nagu leiba lauale. Ja siis Peetrus ütleb midagi sellist, et ma leidsin ühe kuru sealt järve kaldalt. Ja muideks elatis teenib ta igapäevaselt tislerina. Ja ma otsustasin, ma jätan kõik maha ja ma järgnen talle. Ma lähen kuhu iganes tema läheb ja ma lähen temaga kaasa. Minul ei tundu see väga loogiline samm. Mul ei tundu see selline samm, mida saab teha ilma usuta ja teadmatusest tuleviku ees. Vähemalt minu põlvkond ei ole see, kes teeks selliseid otsuseid kaalutlemata. Kuidagi selliselt, et emotsiooni pealt, et ma lähen, ma teen midagi, ma tahan teada, mida see mulle maksma läheb, mida ma selle eest saan, kui palju see aega võtab, millal ma tagasi jõuan, kui ma panen oma senise elu jätan maha. Võib-olla teie, noorem põlvkond, followeride põlvkond, võib-olla te otsustaksite niimoodi. Võib-olla te otsustaksite, et kui Sven Joonatan tõuseks üles ja ütleks, järgnege mulle, kõik telefonid kukuksid plaks ja maha ja te järgneks talle. Ma ei oska seda öelda, aga minu põlvkond ei ole selline ja sellepärast ma imetlen Peetrust ja ma imetlen seda ususammu, mida ta teeb siin. Ja ta astub ja ta ütleb, okei, ma jätan kõik maha, ma järgnen sulle. Võib-olla sa oled kellelegi kunagi pidanud kusagile teadmatusse järgnema. Mulle meenus üks lugu, kus ma pidin minu jaoks väga kõrgest mäest alla laskma suuskade peal, kus ma olin elus esimest korda. Ja see oli pime ja see oli minu jaoks kuristik või sügavik, kuhu minna. Ja siis see sõber, kes minuga koos ütles, ei, tule minu järel. Ja see oli see, et kui ma ütlesin, et okei, ma tean, et see sõber ei taha, et ma surma saan. See sõber ei lähe mu ees kusagile, kus ta teab, et ma kindlasti tervena alla jõuaks. Ja ma läksin ta järel. Jalad värisesid, aga ma jäin ellu, sest keegi ütles, järgne mulle. Ja ma usaldasin ja ma läksin talle järgi. Jeesus kutsub sind järgnema ja kui ta kutsub sind järgnema, siis ta ei kutsu sind kusagile sellisesse kohta, kus sa viga saaks, see võib raske olla, see võib hirmutav olla, aga kui sa lähed tema järel, siis tema kannab hoolt su eest. See, kui Jeesus kutsus Peetrust ja tema kaaslasi ja ütles, järgne mulle, see on selle päeva suurim ime, mis seal sündis. See on selle päeva suurim ime, sest Jeesus peatus nende meeste ees ja ütles, järgnege mulle. See ei tähenda seda,
Ja ma ei taha sind julgustada selleks, et kui sa siit lähed, siis sa ütled, ma jätan nüüd kõik sinna paika, ma jätan oma kooli sinna paika, ma helistan töölt lahkumisavalduse, sest Jeesusel on midagi plaanis mu elus. Vastupidi, see tähendab seda, et sa lähed sinna, kus sa täna oled, Jeesuse järgijana. Ta kutsub sind järgima ja tead, see, mis su elus täna toimub, kui sa otsustad teda järgida, siis see, mis sinu elus täna toimub, selles tänases päevas Jeesus valmistab sind ette millekski, millest sul veel aimugi ei ole. Ka need jüngrid ei teadnud seal, mis neid ees ootab. Aga Jeesus valmistab sind ette tänases päevas selleks, milleks sul veel aimugi ei ole. 2 päeva, 3 päeva, te olete olnud siin ja ma arvan, see on olnud aeg, kus te olete saanud täidetud, kus te olete saanud üles tõstetud, kus tundub, et võib-olla, et mu hing on igal juhul kõrgemal, kui ma võiksin nagu ette kujutada, võib-olla isegi mu jalad oleks nagu maast lahti. Aga pärast, kui sa siit uksest välja astud, siis ma tahan, et sa mõtleksid sellele, et siit uksest välja astudes seisab Jeesus sees, ütleb, järgne mulle. Ma ei tea, miks see nii on, aga enamus mu sõpru ja kaasa arvatud, mina ka, mulle esmaspäeva hommikud väga ei meeldi. Aga homme on esmaspäeva hommik ja sa astud sellesse esmaspäeva hommikusse. Ja kõik see, mida sa oled 3 päeva jooksul kogenud, siis võib-olla homme hommikul sa tunned, et jalad on jälle maa peal ja isegi võib-olla kusagil mudas kinni. Ja ma ei tea, kuidas ma sellest nädalast läbi lähen, ma ei tea, kuidas ma selle eluga hakkama saan. Ja see on see koht, kus Jeesus ütleb sulle, järgne mulle. Järgne mulle, hoia minust kinni, mina viin su läbi. Mina näitan sulle midagi, millest sul veel aimu ei ole. Ma valmistan sind ette millekski, millest sul täna veel aimu ei ole. Selles videos oli korra mainitud sõna, et ma olen visionäär. Ma tunnen ennast üha vähem visionäärina. Ja kõik mu visioonid, mis mul kunagi on olnud, siis korraga ma olen hakanud mõtlema, et ma ei tea. Mul ei ole enam visiooni. Ma tahan olla ainult, mida ma tahan ja mida igatsen olla, osa Jumala visioonist. Ja ma küsin, mis on sinu visioon ja mis on sinu nägemus. Ja teate, mulle tohutult meeldib üks teine lugu piiblist, ühest teisest mehest, Abrahamist. Ja see on kõikide visionääride ja strateegiliste planeerijate lemmikkoht piiblis. Sellepärast, et Jumal ütleb Abrahamile, mine maale, mille ma näitan sulle. Ühtegi instruktsiooni ei ole, ühtegi nägemust ei ole, kuhu minna ja Heebra kirjas kirjutab Heebra kirja autor, usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Teadmata, kuhu ta läheb. See ei ole parim visioon. Minna kusagile, kuhu sa ei tea, kuhu sa lähed. Aga see on see, kus Jeesus astub meie juurde, ütleb, järgne mulle. Järgne mulle ja ei teadnud ka need jüngrid seda, mida see tähendab, kuhu nad lähevad. Parimal juhul oskasid nad mõelda, et võib-olla see mees on tõesti Messias, keda meil on lubatud ja võib-olla tõesti ta päästab meid Rooma võimu ikke alt. Aga seda, et on Jumala poeg, kes teeb midagi palju suuremat, ei kujutanud nad ette, aga nad otsustasid, ma olen valmis järgnema talle. Ma olen valmis astuma välja, minema kusagile, mida ma ei tea. Homne päev tundub vahel hirmutav, sest me ei tea, mis seal on. Ja vahel tundub homne päev veel hirmutavam, kui me teame, mis seal on. Ja need on need hetked, kus sa saad seista Jeesuse ees ja öelda, okei, aga ma järgnen sulle. Vaata, homset päeva ei määra mitte see homne päev, vaid selle, kuhu sa homme jõuad, määrab ära see, kellele sa täna järgned. Selle, kuhu sa homme jõuad, määrab ära see, kellele sa täna järgned. Ja kui sa otsustad täna järgneda Jeesusele, siis isegi teadmata, mis on see sihtkoht, kuhu sa homme jõuad, teadmata, mis meil selles homses on, oled sa minemas kellegagi, kes mitte ei muuda lihtsalt olukordasid, vaid kes muudab elusid, kes muudab sinu elu. Aga tead, see Peetruse lugu ei lõpe tegelikult siin,
me võiks öelda, et see on ilus lugu, ta otsustas järgneda ja me teame, mitmed imed sünnivad ja palju imelisi asju sünnib. Aga see lugu võtab veel ühe pöörde. Ja siis, kui lõpuks nad tegelikult on nagu hakanud aru saama, mis on see missioon, kuhu Jeesus on neid kutsunud, mis on see missioon, mis Jeesus ise, millest peab läbi minema, siis nad kukuvad läbi, kõik jüngrid, Peetrus ja kõik teised ka. Nad taganevad ära ja nad põgenevad ära. Ja siis sünnib midagi ja see on déjà vu Peetruse elus. Ja seda me võime lugeda Johannese evangeeliumi lõpust, kui Peetrus on otsustanud uuesti kalameheks hakata, sest ta ei tea, mida teha. Ja otsustab minna oma vana elu juurde tagasi, et ta läheb kalale. Ja ta on uuesti järve peal ja ta tuleb uuesti ja nad ei ole jälle ka mitte midagi saanud tookord, öeldakse. 0 saaki. Ja ta näeb uuesti seal kaldal Jeesust kõndimas. Ja ta kohtub uuesti Jeesusega. Aga selles loos on midagi täiesti teistsugust. Midagi on täielikult muutunud. Ja see, mis on muutunud, on see, et ta kohtub nüüd üles tõusnud Jeesusega. Ta kohtub üles tõusnud Jeesusega, kes läks ristile, kes suri Peetruse kõigi ja meie eest siin, läks ristile, tõusis ülesse. Ja me ei tea, kuidas Peetrus võis tunda seal või mida ta võis tunda seal. Häbi, süütunnet, reetmist. Aga Jeesus astub uuesti ta juurde. Jeesus on üks küsimus talle. Ja see küsimus on, kas sa armastad mind? Ei ühtegi süüdistust, ei ühtegi näpuga näitamist, ei ühtegi sildistamist, isegi mitte ütlemist, sa nõdra usuline. Sest vaata, see, kui ma ütlesin, et ma olen nõdra usuline, siis ma saan aru, et minu usk alati ei püsi vee peal. Minu usk kipub läbi vajuma, aga midagi on head. Mingi hea uudis on kõikidele nõdra usulistele. Ja see hea uudis on see, et Jeesus tuleb, küsib mu käest, kas ma armastan teda. Ja kui ma ütlen, jah, ma armastan teda, siis mida ta ütleb järgmisena? Ja need on need 2 sõna, järgne mulle. Kõik nõdra usulised võivad ka Jeesust järgida. Ja kõikide jaoks võivad saada korraga imed sündima, elud muutuma. Sellepärast, et sa järgned Jeesusele. See kohtumine Jeesusega muudab Peetrust lõplikult. Sest see ei ole lihtsalt Peetruse elu muutmine. See esimene kord, see muutis Peetruse elu täielikult. Aga siin sünnib midagi veel sügavamat. Ja see, mis siin sünnib, on see, et Peetrus ise saab muudetud. Peetrus saab muudetud ja enam ta ei vaata tagasi sellele endisele elule. Ta ei vaata tagasi oma kaluri ametile, vaid ta teab, et sellest hetkest ta järgneb Jeesusele kuni lõpuni, mis iganes. Kohtumine Jeesusega ja temale järgnemine muudab sind. Muudab seda, kes sa oled. Muudab sinu identiteeti. Ta teeb midagi sinuga, millest sul võib-olla aimugi ei ole. Millest võib-olla kunagi hiljem sa hakkad alles aru saama. Et see muutmise protsess hakkas sellest hetkest, kui sa otsustasid järgneda Jeesusele. Ja tead, see järgnemine Jeesusele ei tähenda seda, võib-olla mõtled, ma olen selle otsuse teinud juba ammu, aastaid tagasi lapsena. See otsustab teha iga hommik, kui sa ärkad ülesse. Ma usun, iga hommik Jeesus küsib su käest ja ütleb sulle, järgne mulle, kas sa oled valmis järgnema mulle. Ja selles päevas minema koos temaga, läbi sellest päevast järgnema talle, kuhu iganes ta sind viib. Vahel harva õnnestub mul hommikul väga vara üles tõusta. Siis, kui ma pean midagi tegema, näiteks eksamiks õppima, milleks mul tuleb nüüd jälle õppida, siis ma võin ka kell 5 üles tõusta, sest ma ei taha eksamil läbi kukkuda. Aga üldiselt mulle meeldib hommikul magada. Aga mulle meeldib võtta Jeesuselt eeskuju, kes
väga mitmel korral on öeldud Piibli Uues Testamendis erinevates kohtades, ta läks varahommikul enne teisi tühja kohta palvetama. Tühjad kohad on head kohad, sest tühjad kohad Jumal täidab. Jeesus teadis seda, et ta vajab neid tühjasid paikasid, neid kohtasid, kus ei ole kedagi teist, selleks, et ta teadis, seal ta kohtub oma isaga. Ja ma tahan sind julgustada vahel, ükskõik milline unimüts sa hommikuti oled, tõusma hommikul vara üles, enne teisi ja minema kusagile, kus kedagi ei ole. Teate, hommikune kodukant, mida sa tunned läbi ja lõhki, on hoopis teistsugune. Ühel hommikul ma läksin varahommikul ja päike oli tõusmas ja ma korraga vaatan, kõik on nii vaikne, kõik on nii tühi, hoopis teistsugused inimesed liiguvad. Ja siis ma kõnnin ja ma jalutan ja mul on üks selline koht, kuhu ma lähen, kus ma istun ja kus ma olen ja palvetan seal. Ja ma lähen ja see võis olla hommikul, ma ei tea, kella 6 paiku või midagi sellist ja korraga tuleb üks auto. See ei olnud lihtsalt auto, see oli väga eriline auto. Mulle väga meeldivad autod. Ma olen lapsest peale armastanud autosid, ma kogusin mudelautosid, need olid kõik mul 45-kraadise nurgal, tolm oli pühitud ja ma mõtlesin ja unistasin, milliste autodega ma sõidan ja kindlasti see on üks sellistest autost, mida ma mõtlen, sellega ma tahaks sõita, ma tean, ma vist ei saa kunagi sellist autot endale lubada. Aga see oli Mustang. Kell 6 hommikul Tartu linnas tuleb Mustang ja ma vaatan seda autot ja kui sa oled minu moodi, siis sellist autot sa lihtsalt vaatad järgi. Sa kuulad seda häält ja sa mõtled, ma tahaks sellega sõita. Ma tahaks seal istuda, ma tahaks, kui ma saaks seda anda, kas või käima panna. Ja siis anda ta sellele juhile, see oleks ka juba midagi. Ja ma vaatan seda ja siis ma näen järgmist sõidukit tulemas. Ja kui see Mustang on kõik see, millest ma olen unistanud ja kõik see, mida ma tahaksin oma elus, siis sealt tuli buss, liinibuss, kell 6 hommikul, ta ei olnud veel liinil, ma ei tea, mida ta seal tegi ja miks ta pidi sealt tulema, aga see buss tuleb sealt, tal on numbrid peal ja ma vaatan seda bussi ja mõtlen, see on küll viimane sõiduk, millega ma sõita tahaks. Sellest ajast peale, kui mul auto, ja ma olen rohelise eluviisi poolt, aga ma parem käin jala, aga mulle ei meeldi liinibussid, ma väga vabandan kõikide ühistranspordi armastajaid ja ma vahel sõidan liinibussiga, pealegi see on tasuta mul Tartus, sest ma olen suure pere isa, aga alati, kui ma saan valida, ma sõidan autoga, sest mulle meeldib lihtsalt autoks sõita. Aga tead, sellel hetkel need 2 autot täiesti teistsugust, ma kuulen oma südames ühte sosinat. Ja mõtlen, see ei saa minult tulla, sest see läheb vastu minu mõtlemisega. Aga ma kuulen ühte sosinat ja see sosin ütleb, Meelis, sa tahad olla nagu Mustang. Ja ma saan aru, ma tahan olla nagu Mustang. See on veel parem kui omada Mustangit, olla nagu Mustang. Ja siis see sosin jätkub. Sosin ütleb, aga mina tahan sinust teha liinibussi. Palun mitte seda, ükskõik mida, aga mitte liinibussi. Ja tead, mis mulle eile meenus? Mulle eile meenus see, et kui ma olin väike poiss, siis ma tahtsin saada bussijuhiks. Ma mängisin kodus, kuidas ma olen bussijuht. Mul olid kõik liinibussi peatused ka peas. Kas pole imelik viis, kuidas Jumal meie unistused täidab? Sust ei saa bussijuhti, aga ma tahan teha sust liinibussi. Ma ei tea, mida see tähendab täna. Ma ei tea täpselt, mida see tähendab, aga tõenäoliselt see tähendab seda, et mu roll on võib-olla aidata kedagi ühest punktist teise, ühest sihtkohast teise, olla inimeste keskel, liikuda koos inimestega, aidata inimestel liikuda kusagile, kuhu nendel on vaja jõuda. Võib-olla see on minu roll. Ma ei tea seda täna, aga ma tean ühte asja. Ma seisan seal Jeesuse ees ja kui ta ütleb, järgne mulle, siis isegi kui ma pean olema liinibuss, ma tahan järgneda talle. Sest see on parim elu, mida ma võin ette kujutada endale. Jeesus teeb midagi sellist sinuga täna. Sa tahad olla keegi ja selles ei ole midagi halba. Ja tead, hämmastav on see, et mõned saavad olla ka Mustangid, aga ilmselt mitte mina. Võib-olla sina oled see õnnelik, kes saad olla Mustang. Aga kui Jumal ühel hetkel ütleb sulle, kui Jeesus seisab su ees ja ütleb, tead,
ma tahan sind teha selleks. Siis ma tahan julgustada sind järgnema talle, astuma selle ususammu, sest tead, selles peitub vägi minna päriselt edasi. Usus päriselt edasi. Viimastel päevadel on võib-olla ka sinu silmade ette sattunud, su mõtetesse, su südamesse jõudnud kuninganna Elisabeth teine. Ja teate, ma imetlen kuninganna Elisabethi. Kui mõelda, millisest elust on pidanud läbi minema, ja me võime mõelda, et kuningate ja kuningannade elu ja see on lust ja lillepidu, aga natukene mõeldes ta elu peale, siis seal on olnud väga palju neid hetki, kus ilmselt on pidanud mõtlema, ma ei tea, kuidas siit edasi saab. Ma ei tea, mida teha. Aga see, miks ma imetlen teda, on see, et ta ei ole kunagi jätnud ütlemata seda, kes on see, keda ta järgib. Tema esimene jõulukõne, mille ta pidas aastal 1952, ütles ta niimoodi: palvetage minu eest, et Jumal annaks mulle tarkust ja jõudu täitmaks neid pühalikke tõotusi, mille ma pean andma, ning et ma võiksin ustavalt teenida teda ja teid kuni oma elupäevade lõpuni. Ja viimane jõuluintervjuu, mille ta andis, mis jäigi ta viimaseks jõulukõneks, ütleb ta sõnad: Jeesuse õpetus on olnud minu usu aluskiviks. Ta ei kasuta sõna nurgakivi, vaid aluskivi. Ja teate, aluskivi on midagi sellist, ma nendest pinnastest väga palju ei tea, aga aluskivi on see, kus peal võib olla pinnast, mis hakkab liikuma, kust võib olla tuul või vihm või viib mingi pinnase minema. Ja vahel võib meie elus olla seda, kus meie pinnased hakkavad liikuma ja kus pinnas läheb minema, aga aluskivi jääb paika. Ja see, kus on su aluskivi, tähendab seda, millel sa saad toetuda, millel sa saad loota. Ja mind ei üllata ja mind ei hämmasta enam see, mismoodi ja kuidas kuninganna Elisabeth läbi läks sellest 70 aastast, ülikeerulistest aegadest. Sest et oma elupäevade lõpuni tahtis ta olla ustav Jumalale, järgneda Jeesusele, tema õpetusele, elada selle järgi, sest see oli tema aluskivi. Ma julgustan sind ja ma palun sind, pane oma aluskivi paika. Las see olla Jeesus. Ja kui ta ütleb, järgne mulle, siis mine talle järgi. Mine talle järgi. Kui see on hirmutav, kui see nõuab sult usku, ja isegi kui sa kahtlema hakkad, isegi kui sa läbi kukud, siis tea seda, et Jeesus tuleb uuesti ja seisab su ees ja ütleb need samad sõnad, järgne mulle. Ja ma tahan sulle praegu ja täna siin öelda, kui sa seisad Jeesuse ees ja sa tunned, et ta kutsub sind järgnema, siis ära jäta seda sammu astumata. Võib-olla see on esimene kord ja sa ei ole kohtunud selle Jeesusega üldse, sa oled nagu Peetrus seal järve rannal ja sa ei tea tegelikult päriselt, kes ta on. Siis ma julgustan sind nende järgmistel laulude jooksul, selle ülistuse ajal, minema eestpalvetajate juurde. Lase enda pärast palvetada. Astu see samm ja järgne Jeesusele. Ja kui sa oled oma elus nagu selle suure otsuse teinud, aga sa ei tea, mida see homne päev toob, sa ei tea, mida tähendab päriselt järgneda talle, siis samamoodi lihtsalt tule. Jeesus tahab sinuga koos minna ja sa ei ole üksi, vaata enda ümber. See on Jumala laste kogudus. Me saame koos minna ja koos järgneda Jeesusele. Ja ma loen lõpetuseks, see on palve ja pane oma silmad kinni. Pane oma silmad kinni ja ma loen sulle sellest Jeesusest, kellest ma olen rääkinud. Sellest, kes oli inimene,
ja see, kes tõusis ülesse. Ja kui sa tunned, et see on see Jeesus, kellele sina tahad järgneda, siis astu see samm. Jeesus, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand Jumala isa kirkuseks. Aamen.